Mina olen Tõru Kannimäe, aga te olete siis need suured poisid, kellele ma alati üles vaatasin. See Jasper on ikka nagu õige muu, tahtsin tegelikult isegi jalgpalluriks enne, et miski ju tegelikult ei ole kadunud. Rikkus või edukus nagu amplifyb seda, kes nad juba on. Ole lihtsalt teistest parem. Tere tulemast stuudiosse. Tõru on siin Lirikal. Tere tulemast järgmisesse Glitch Journey episoodi. Meie tänaseks külaliseks on Eesti üks kõige silmapaistvamaid noori näitlejaid, kes on nii minu kui Roberti ka pikaajaline sõber, Tõru Kannimäe. Tere. Tere tulemast. Alustuseks võib-olla lihtsalt saad äkki väikse tutvustuse endast teha. Mina olen Tõru Kannimäe, ma olen 16, õpin Vanalinna hariduskolleegiumis teatriklassis. Ma olen näitlemisega tegelenud varsti 10 aastat ja jah, mul on väga suur rõõm siin podcastis täna olla. Aga võib-olla saad sellest natukene rääkida, et kuidas sa üldse näitlemismaailma jõudsid? Kui vana sa siis olid? No ma läksin näiteringi, kui ma olin 6-aastane veel ja hakkasin esimesse klassi minema. Ja ma tegelikult jõudsin selleni niimoodi, et ma elasin kuni 6. eluaastani Paides, Paide lähedal ja me kolisime siis Läänemaale, kui ma hakkasin kooli minema. Ja siis minu ema hakkas juhendama näiteringi siis noortele. Ja siis ta võttis mind ja minu vendaga kohe sinna. Mu vend küll kaua seal ei olnud, ta oli vist mingi teise klassini. Aga mina kuidagi jäin seal näiteringis käima ja see nagu hakkas meeldima mulle. Ja tegelikult mul oli juba nagu, ma mäletan lasteaias oli nagu mingi soov või nagu tung saada näitlejaks. Aga siis ma hakkasingi tegelema sellega siis, kui ma läksin esimesse klassi. Ja siis see kestis ja siis hakkasid kuskil 6. klassis nagu mingid näiteringi välised projektid tulema ka. Näiteks ma tegingi nagu esimese rolli Endla teatris, kui ma olin 6. klassis. See oli niisugune väga suur asi minu jaoks, niisugune suur esimene suure teatri roll. Ja siis tegin ühe seriaali suvi pärast seda. Ja siis tulid ka mingid filmiprojektid ja siis sealt see nagu niimoodi kujunes kuidagi. Ja kuidas sul esinemisärevusega on olnud? Seda pole nagu kunagi olnud ja lihtsalt käidki mingi projektidele, et tule sinna ja muidugi seriaal teeme või... Esinemisärevust mul ei ole, aga mul niisugune, ma arvan, et ma nagu tõlgendan seda rohkem nagu esinemiselevusena või et mingi nagu niisugune lavanärv või niisugune, kuidas see on, rambipalavik on nagu ikka enne lavale astumist näiteks. Aga see on nagu... Ma ei tea, kuidagi kodune ja mõnus tunne minu jaoks, et jah. Aga kas see on nagu ajas ka pigem nii-öelda, kuidas öelda, vähemaks läinud, et sa nagu ajas muutud enesekindlamaks, juba on nagu kogemus ka vaata all või see on... Ma ei usu, sest mul tegelikult nagu, see on alati, mul on olnud vähemalt niimoodi, et hetkene lavale astumist näiteks on niisugune kerge ärevus sees ja siis kui lavale lähed, siis nagu kõik kuidagi nagu on väga mõnus. No see on minu jaoks. Et ma tean, et paljudel inimestel näiteks on ka see, et lähevad lavale ja nad on nagu ikka üli närvis ja pinges. Aga seda probleemi mul pole nagu kunagi olnud. Ja. No see ongi tihtipeale endal ka tegelikult nii palju, kui on mingid esinemisi või asju on nagu just ettevõtluse teemal, siis ka kui juba SA sõna nagu ütled ära ja juba SA lause läheb nagu käima, siis ongi mingi lumepalli efekt ja juba nagu ei mõtle üldse selle nii-öelda ärevuse peale. Saad selle nagu flow state'i. Ja just. Jõuad nagu enda elementi nii-öelda, enda nagu keskkonda. Nagu mainisin ka, me oleme üksteist tundnud ka päris pikka aega, ka suht mingi 3. klassist. Tegelikult juba nagu, no me käisime koos terve põhikooli. Jep. Nii et te olite küll 2 klassi ees, aga te olite siis need suured poisid, kellele ma alt üles vaatasin. Olid ajad. Olid majad. Ei, väiksena ühesõnaga, võib-olla tahad rääkida ka natukene lapsepõlvest just nagu puudutades võib-olla seda ka, et kuidas nii-öelda läbi kooli ja meie nagu olime ka rohkem seotud ja vaata, me tegime ka 1 või 2 väikest lühifilmi ja värki. Ja meil olid, me olime väga head sõbrad tegelikult kuskil põhikooli alguses, suhtlesime eriti palju. Jah, ma mäletan just sinuga eriti, kuna me olime samast kohast nagu pärit, sama küla poisid, siis tegime mingit väikseid lühifilme, panime Rubiku koos kokku, tegime mustkunsti koos, me isegi esinesime sellega. Käisime Rubiku võistlustel. Käisime ühel võistlusel Tallinnas, see olid ajad. Olid ajad. Ma mäletan seda esimest lühifilmi ka teiega, see oli vist lihtsalt muusikaga, seal oli mingi action case, ma mäletan. Ja seal oli, ma mäletan,
ma ei mäleta, kas see oli esimene või teine, me vist tegime niisugust 2 nii-öelda lühifilmi. Panime kaadri paika ja siis oli niisugune võitlus. Ja siis mingi Billie Eilish ja kurb laul käis taustal. Ja siis ise vaatasime pärast, oli nagu see on kuld. Kuidas te tollel ajal tegite üldse? Vaata, tänapäeval on see, et tõmbad AI-sse, aitab sul kõik mingi skripti või mingi idee kokku panna, aga kus teil siis see nagu me olime Kauri kirjutuslaua taga, mõtlesime välja, siis panime kaamera valmis ja lihtsalt läksime. Seal tuli ka nagu see, et järjest kuidagi vaatasime, võiks siin võtta teha. Ja siis teeme ära ja siis, nüüd võiks sealt mingi sinna minna, eks ju. Siis sealt kuidagi nagu hakkas minema. Ja täiega lahe. Siis ma mäletan, me tegelikult tahtsime ühte natuke pikemat lühifilmi ka teha, mis jäi küll pooleli. Ma ei tea, kas sa seda mäletad. Mäletan küll, me juba nagu hakkasime filmima, võtsime sinna veel nagu sõpru juurde. Kirjutasime mingid täiesti nagu karakterid ja stsenaariumi, aga see jäi pooleli. Mingid castingud pidid ka vist tulema, ma mäletan. Pakkusime Agatale mingit rolli ja me kaalusime kusjuures. Ja siis ta ei tahtnud. No ma nüüd nagu tagantjärele mõeldes saan aru, miks ta ei tahtnud, aga ei, pole hullu. Nii mul on see stsenaarium siiamaani alles, ma isegi mõni aeg tagasi leidsin selle üles. Teeme uuesti kunagi. Teeme remake'i nagu. Teeme ära selle. Teeme ära. Nüüd nagu hästi ära. Ei, see oleks tegelikult lahe, see on tegelikult täiega mõte. Sa rääkisid sellest esinemist nagu närvist just nagu lava kontekstis, aga kuidas näiteks filmimistel ongi mingid seal on alati väiksem närv, sest et seal on noh, teatri ja kino või nagu filmide vahe ongi siis see, et teatris on nagu mängid reaalajas nagu inimestele, aga filmis sul on lihtsalt kaamera ja mingi meeskond ümber ja on niisugune nagu rahulikum vibe üldse. Jah, nii et seal nagu eriti ei ole seda. Isegi nagu alguses mingi esimestel võtetel, et nagu oledki pead nüüd nagu nii nagu läkseks hakka näitlema ja siis nagu inimesed vaatavad, siis ka ei olnud seda asja. Kui niimoodi mõtlen, siis võib-olla esimestel võtetel oli, aga siis ma sain aru, et tegelikult on nagu okei, kui ma isegi nagu midagi pekki keeran või nagu midagi halvasti läheb, sest et sa saad nagu filmis sa saad teha uuesti asju. Seal ongi nagu erinevad kaadrid, erinevad tuublid, aga teatris ei saa. Et seal kui läheb pekki, siis läheb pekki ja nii ongi lihtsalt. On olnud ka mingid niisugused hetki, kus nagu läheb full pekki ja siis kuidagi üritad sellest välja improviseerida või mingid niisugused feile nii-öelda? Ma mäletan, mul vist nagu etendustes ei ole niimoodi olnud. Võib-olla on, aga siis on meelest läinud ja nagu olen hästi hakkama saanud selle välja improviseerimisega. Aga mul on meeles näiteks, kui mul olid VHK teatriklassi katsed, siis mul vist pole kunagi olnud nii suurt närvi sees kui seal, sest et seal teatrikatsetel sa pead ka laulma. Esiteks ma ei ole eriti hea lauluhäälega ja üldse a cappellat laulda lihtsalt. Mind ikka noritakse sellepärast, ma laulsin selle ühte Eiki laulu. Ja siis lugesin ühte luuletust, mis ma eelmine õhtu leidsin, sest et ma ei olnud tegelenud sellega õigel ajal. Ja see oli nüüd hästi lühike luuletus, aga ma mäletan, et kui ma seal laval olin, nagu kõikide teiste nagu me olime katsetel, seal olid teised noored ka, siis kui ma seal laval olin, hakkasin luuletust lugema, siis ma alustasin vist mingi 3 või 4 korda uuesti seda luuletust, sest et mul lihtsalt ei tulnud sõnad meelde. Siis ma lõpuks vist nagu mõtlesingi ise mingid sõnad koha peal välja seal, siis ma pärast olin nagu täiega pettunud endas. Aga jah. Lõpuks said katsed läbi ja? Ma lõpuks sain katsed läbi ja ma olen teatriklassis sees. Ma arvan, võib-olla nende inimeste perspektiivist, kes hindasid, võib-olla see oli just nagu hea ka, et kui sa suutsid ise midagi otse improda, sest see on vaata tegelikult oluline nagu. Ma arvan, et jah, nad vaatasid oskus. Nagu, nad hindavad seda, ma arvan kindlasti, et kui hästi sa nagu olukordadest välja tuled või nagu. Jah, et võib-olla seal katsetel nad vaatasid ka rohkem, et isegi kui sa nagu nii hästi laulda ei oska, siis et kui nagu julge sa laval oled või nagu või selliseid asju rohkem. Mis sa ütleksid, mis nagu casting utel on see nii-öelda põhielement, kuidas nagu läbi lüüa. Sest sa oled päris mitmetel casting utel käinud. Ma ei ole ühelgi. Ma mäletan mingi oli, kui ma tahtsin minna, aga ma vist ei jõudnud sinna. Aga kuna sul on nagu nii palju rohkem kogemust just näitlemise ja casting ute alal, mis sa ütleks kellegile, kes tahaks nagu advice'i sult, et kuidas nagu läbi lüüa? No üks, see ei ole eriti hea advice, aga üks advice, mis minu ema andis näiteks mulle, mis oli, mu ema ütleb seda vahetavahel, kui ma olen kuskil castingutel, on see, et ole lihtsalt teistest parem. Seda ei ole võib-olla nii lihtne teha alati, aga mul niisugust
head advice ei olegi, lihtsalt olla loomulik ja teha nii, nagu sa ise nagu õigeks pead. Ja siis lihtsalt ole teistest parem. jah, no võib-olla ka see, noh, ma ei tea, kui palju see casting ute maailmas nagu apply'b nii-öelda, aga üldiselt elus on ka see, et lihtsalt nagu mine tee, lihtsalt nagu saa seda kogemust, vaata. Sest me võime ka siin nagu rääkida mingi tunde ja tunde, aga kui sa nagu päeva lõpuks vist ise ei lähe nagu proovima, siis sa nagu tegelikult ju ei tea, kuidas see nagu sulle, kuidas see advice sulle siis nii-öelda apply'b. Et võib-olla lihtsalt nagu jõusaaliski pead lihtsalt rohkem reppe tegema ja mida rohkem reppe teed, seda rohkem nagu jah, ja mina ka tuleb. Enne kui ma nagu mingi rolli sain, ma käisin mitmetel casting utel ja ma ei saanud rolle. Siis ma mäletan, ma olin väga kurb, aga ma arvan, et tulebki nagu show up ida, tuleb kohale minna, tuleb käia casting utel ja siis tulevadki rollid lõpuks. Ja mis su SA siuke suurem roll oli, olgigi nüüd see Franki oma või mis sa ise nagu tunned? Ma ise tunnen, et esimene minu suurem roll, mis mul on nagu hästi südamelähedane, oligi Endla teatris, kui ma olin 6. klassis. See oli siis nagu niuke esimene projekt näiteringist väljas ja ma mängisin, mul oli üsna suur osa tegelikult seal etenduses. See etendus oli küll 2 hooaega ainult mängukavas, aga see oli nagu, ma nägin seda, kuidas nagu päriselt teatrielu käib ja see oli hästi nagu niuke silmi avav minu jaoks. Aga esimene niuke suurem ekraaniroll oli võib-olla tegelikult seriaal, mis ma tegin, Homme põgeneme, laste seriaal. Aga Franki ma tegin siis suvi pärast seda, aga Frank oli nagu esimene filmiprojekt, mis ma tegin. Ja see oli ka ikkagi väga äge. Mis tunne see esimesel võttepäeval oli? Frankil? Frankil. Esimesel võttepäeval. Ma mäletan, et ma sain herilaselt naerata esimesel võttepäeval. Filmisime täpselt sellel ajal, juuli lõpp, august. Väga äge oli. Seal oli palju suurem meeskond kui näiteks seriaalivõttel. Ja siis oligi, et ma nägin, et kuidas kõik nagu tiimiliikmed teevad enda tööd, et mis nende töö on, kuidas nagu kõik panustavad 100%, et see nagu asi kokku tuleks. Ja see oli täiega äge. Pluss Frankil oli ka, meil oli see poiste gäng. Ja siis esimesel võttepäeval olid kõik kohal. Ja siis kuna me saime kõik ja siiamaani saame nagu väga hästi läbi poistega. Mina olen Paul. Olen näinud sind varem. Paar päeva siin. Paul läks päeval välja, ta ei ole siiamaani tagasi tulnud. Üllatab see sind väga. Siis üli nagu niuke äge oli hängida seal võtteplatsil. Nad juba tundsite varasemalt üksteist või saitegi alles nagu võtetel tuttavaks ja sealt see connection nagu kasvas? Meil oli sügis enne Franki võtteid, oli niuke nagu, oli üldsegi casting tegelikult, kus oligi mingi 4 vooru, käisime Tallinnas, käisime nendes voorudes, õppisime mingit stseene mängima, katsetasime erinevaid rolle ja siis lõpuks seesama gäng, kes filmis on, me saime siis alguses need rollid, tegime rahastuse jaoks niukse väikse treileri, niukse 10-minutilise, siis saime Filmiinstituudilt raha, siis kevadel said uuesti poisid kokku, oli uuesti nii-öelda niuke casting, nad lihtsalt tahtsid meid vist nagu vaadata üle, et kas ikka sobime, pole liiga suureks kasvanud keegi, pole hääl liiga madalaks läinud ja siis saime kõik need rollid, nii et me tegelikult nagu teadsime üksteist varem juba, aga keegi meist ei olnud nagu varasemalt nagu mingi ülihea sõber või nii, et me saimegi nagu läbi Franki sõpradeks. Ja, aga see oli teil kõigil esimene siuke nagu suur filmiprojekt või kellelgi oli rohkem kogemust teie gängist? Jaa, meie gängist oli küll vist kõikidel oli see ikkagi esimene niuke filmikogemus. Mis tunne see muidu võtteplatsil on, mõtlen just nii-öelda näitleja perspektiivist, sest tegelikult kõik annavad su eest, eks ju, nagu hoolt seal, et sul oleks ja kõik produtsendid, kuidas see nii-öelda täpsemalt need võtted, kus ma olen olnud, ma olen väga hästi tundnud ennast, näitlejate eest kantakse väga, väga hästi hoolt. Kui sulle tuuakse kohvi platsile, sulle tehakse grimmi, kostüüm kogu aeg kannab hoolt sinu eest. Et väga niuke kodune tunne on võtteplatsil minu jaoks. Aga kas näitlejana tekib ka nagu mingi hetkeks su nagu oma tiim või mingi manager või keegi, kes nagu haldab mingit su projekte ja siukseid asju ka? Mul tegelikult ma praegu haldan nende projekte ise, aga mul on, minu agent on siis Nordic Face agentuur, aga siiski neil on nendega kokkulepe, et ma võin nagu Eestis teha nii palju, kui ma tahan, et nemad nagu rohkem tegelevad siis nagu
välismaa projektidega, aga muidu ma haldan ikkagi ise. Varasemalt, kui ma esimese projekti tegin, siis nagu haldas niimoodi, et haldas mu ema rohkem kui ma ise, aga siis mingi hetk ma hakkasin nagu ise olema nendes meilivahetustes ja nüüd ma haldangi täiesti ise. Kuidas see koostöö nendega muidu täpsemalt välja näeb, kas nad otsivad sulle nagu võimalusi ka või? Jah, ongi, et nad nagu otsivad ja nagu proovivad mind saada nagu välismaa projektide castingutele ja jah, nad tegelevad rohkem siis nagu väljaspool nagu Eesti projektidega. Kuidas muidu, no näiteks Frankist jälle rääkides, mis oli nii-öelda filmilaval sinul üks nii-öelda suuremaid rolle siiamaani. Kuidas see nagu rolli sisseelamine sul nagu välja on näinud? Kuidas see nagu just seespoolt, kuidas välja näeb? Võib-olla ka kontrastiks sellele, et sa oled, eks ju, teinud Franki ja siis nüüd ka Morteni. Morteni ja tegelikult ühe mängufilmi võtted veel olid Lätis, see sügis Hõbevalge, Martti Helde film. Aga siis Franki nii-öelda sinu see karakter Morten on vist üsna nagu kontrast ka, eks ju, üksteisele. Hästi suur kontrast, jah. Ja ma ise mõtlengi, et nad on nii suur kontrast. Jasper oli selline nagu täiesti ekstrovert, niisugune kamba liider ja siis Morten on selline hästi nagu endasse tõmbunud rohkem ja selline hästi suur vahe on nendel kahe tegelasel, aga ma olengi nagu väga tänulik, et mul on olnud nagu võimalus nii erinevaid rolle mängida, et enda nii-öelda nagu range'i ka näidata just. Aga sa küsisid, et kuidas ma nagu olen rolli sisse elanud. Siis minul on tavaliselt niimoodi, et mulle meeldib väga kas mingite võtete vahel või siis enne võttepäeva kuulata muusikat, mis nagu seab mind sellesse nagu õigesse moodi. Et kui tuleb mingi kurvem stseen, siis ma kuulangi mingit endale meelepärast kurba laulu. Või kui tuleb mingisugune Frankis näiteks mingi puude lõhkumise stseen, siis ma kuulangi mingit rocki või mingit nagu et mul on nagu muusika hästi tähtsal kohal. Ja siis ma proovin ennast nagu vaimselt viia ka nagu selle tegelase tasandile. Kas muidu võtteplatsil on ka mingid inimesed, kes kuidagi näitlejaid aitavad rolli sisse elada? Keegi muidugi juhendab, eks ju, režissöör? Jaa, režissöör juhendab ja nagu suunab. Ja rolli sisse elada sa saad tegelikult, ma arvan, nagu ainult ise, aga režissöör nagu rohkem suunab, et kuidas sa nagu väljendad seda. Kõikide nende võtete ja esinemiste jooksul, mis on sulle kõige siuke keerulisem hetk olnud, kus nagu rolli on kõige raskem nagu sisse elada? Ma arvan, et oligi see sügis, kui ma käisin Lätis tegemas Hõbevalget, sest et see on niisugune ajalooline, esimene selline ajalooline film, mis ma olen teinud, kuna tegevus toimus kuskil 1800 aastal ja ma olin mansi rahvusest, siis mul oligi niisugune mul oli hästi pikk Krimmi aeg, mul tehti niisugused patsid, mind tehti hästi mustaks igalt poolt, mul oli selline vanaaegne nagu riietus, siis ma arvan, et sellesse rolli oli kõige raskem sisse elada, sest et me elame nii nagu teises ajas ja isegi see, kuidas ma nagu kõndisin või nagu vaatasin kuskile, nagu kõik sellised väiksed asjad oli nagu, ma arvan, et nagu selle rolli puhul oli siis kõige raskem nagu sisse elada niimoodi. Sa mainisid ka seda, mis nagu jäi kõlama, et kontrolliti üle, et kas hääl ei ole liiga madalaks läinud, et kas sa sellega ka oled tundnud või näinud seda, et ongi mingid nagu lapse roll kellegil ja siis ta mingi hetk lihtsalt kaotabki selle pärast selle ära, et ta nii-öelda kasvab liiga suureks või nii-öelda hääl läheb madalaks ja kas tänu sellele, et hääl läheb madalaks, kaovad ka mingid nagu opportunity'd nii-öelda näitlemismaailmast ära, et mingid rolle sa enam mitte kunagi ei saa, sest sul nagu hääl on see on, ma arvan, lihtsalt paratamatus, et kui sul hääl läheb madalaks ja sul tuleb puberteediga, siis sa ei saagi enam nagu mängida mingit väikest last. Et see on lihtsalt on nii. Aga siis sa saad mingeid teisi rolle, saad niisuguseid nooruki rolle mängida või mis iganes. Et ma arvan, et see on lihtsalt, nii on lihtsalt. Jällegi vist peab lihtsalt edasi liikuma ja ei tohi nii-öelda sellepärast, et mingid opportunity'd kaovad nagu nii-öelda nina norgu lasta. Jah, aga ma tegelikult arvan, et need nagu võimalused ei kao käest, sest et siis ongi nagu, ma arvan, et igas vanuses inimestel on rolle tegelikult, et tegelikult ei ole midagi nagu läinud, kui sul
kui sa suureks kasvad, et see lihtsalt on nii. aga nüüd, kui juba see nagu tuntus on ka nii-öelda kasvanud, kas siis on ka rohkem seda, et sulle juba ise tullakse, kirjutatakse, et joo, et osale siin või tule näitle siin või ootame sind siia või ikka pead nagu ise pidevalt otsima? Nüüd on tegelikult viimased paar projekti, kus ma olen olnud, ongi niimoodi, et on mulle endale kirjutatud, et kuule, aga ikkagi olen nagu nii-öelda casting'u läbinud mingis mõttes vähemalt, mitte küll niisuguse nagu suure avatud casting'u, aga siiski viimased nagu võimalused ongi tulnud näiteks peale Franki, et ongi mulle kirjutatud. Jaa. Peale Franki sul tuli rohkem sihuke haibi ja kuulsuse lainega, eks ju? Või see tuli peale? Ma ei tea, kas nagu kuulsuse, aga niisugune tähelepanu. Kuidas see välja nägi? No kuidas see välja nägi, oligi see, et ma sain palju tähelepanu meedias näiteks, tänava peal tunti ära, mis oli väga lahe. Tehti mingid fännediteid TikTokis ja jah, aga ma arvan, et ma nagu pigem nautisin seda või et see ei olnud nagu mingi koormus mulle. Kuidas sa ütleks, kuidas see sind vorminud, võib-olla muutnud on? See nii-öelda avalik tähelepanu, avalikkuse ees ka nii-öelda enda esindamine, filmi esindamine? Ma ei tea, kuidas see mind muutnud on. Ma arvan, et nagu alateadlikult kuidagi võib-olla on, aga ma proovin hoida seda niimoodi, et see ei muudaks mind või et ma ei tõuseks ära või mis iganes. Et tuleb jääda alandlikuks, ma arvan. Ja, ei nõus. Ma arvan, kõikide asjade juures on see, et kui sa suudad olla nagu humble ja alandlik, siis tegelikult see nii-öelda tuleb kõigest kasuks. Vahetevahel on ego ka vaja, aga see oskus nii-öelda alandlik. Seda ego on võib-olla vaja casting utel, aga siis kui film väljas on, siis tuleb jääda alandlikuks natuke. Ja Nats oleme ise näinud ka seda, et tegelikult kui inimesed saavad rikkaks või edukaks, siis pigem see nagu rikkus või edukus nagu amplifyb seda, kes nad juba on. Ehk siis kui sa oledki mingi sitt inimene ja sa saad nagu rikkaks, siis sa oled nagu super sitt inimene ja kui sa oled nagu hea inimene ja sa saad rikkaks, siis ma arvan, et see pigem just nagu tõstab sind veel nagu paremaks selles mõttes. Et Nats juba nagu algsel tasandil ka selles mõttes. Jah, ma arvan, et see ongi see, et kuidas sa nagu ise, kui sa saad nagu näiteks tähelepanu või kui sa saad hästi rikkaks, nagu sa mainisid, siis ma arvan, et see vist olenebki sellest, et kuidas sa, milline inimene sa ise oled, et kuidas sa seda nagu ära kasutad. Ja. Et seda ei tohiks nagu kurjalt ära kasutada. Jaa, kindlasti. Ja noh, pidevalt ka meeles pidama neid, kes nagu aitasid sul jõuda sinna, kus sa nagu oled ja jällegi olla lihtsalt kahe jalaga nagu maa peal selles mõttes. Kuidas üldse nagu raha mõttes, kuna meil on pigem endal siuke hästi suur ettevõtluse taust, siis ikka see raha pool nagu huvitav alati, et kuidas nagu raha mõttes nii-öelda näitleja maailmas kõik nagu asjad liiguvad, näiteks ongi, kui sul on mingi Lätis casting, pead ise lihtsalt piletid ostma, sinna minema, enda raha kulutama ja võib-olla see nagu pay-off'i, võib-olla ei pay-off'i või see kõik kaetakse ära ja... Ei, see kaetakse ära, see oli ikkagi, mis võtted olid Lätis, aga tegelikult oli Eesti produktsioon ja kui on kuskil väljaspool Eestit võtted, siis ikkagi nagu kõik kulud kaetakse ja see on, sest et nad tahavad, et sa mängiksid nende filmis. Kuigi ma ise tahan ka mängida seal filmis, aga siiski need kulud kaetakse kinni, et enda taskust ei pea raskama. Ja muidu nagu tasustamise pool on, kas siis ongi lihtsalt projektipõhine, et oleneb sellest, kui palju sa projekte teed, nii palju sa nagu saad ka raha teenida sellest või on mingid see nagu... See, kui palju ma palka saan, on erinev igal projektil, aga see oleneb mitmest asjast, see oleneb kui suur mu roll on, kui suur on eelarve ja sellistest asjadest. Ja ongi enamasti võttepäevapõhine palk. Aga ka nii-öelda üleüldse filmiproduktsiooni poole pealt, filmidel tavaliselt on päris suured, eks ju, nagu eelarved ja kulud. Mis sul nagu kõige suurem film on olnud, kus sa teed, et võt, see on nagu kõige suurema eelarvega tehtud film üldse? Kus sa oled näidanud? Ma olen näidanud. Ma ei ole kindel, ma tean, et Mortenil ja Frankil oli üsna sarnane eelarve. Ma ei tea, ma tegelikult enamasti nagu ei tea või ei tunne suurt huvi, kui suur mingi projekti eelarve on, nii et ma selle koha pealt ei oska mingit konkreetset vastust anda. Sa praegu nagu nii-öelda hoiad ennast nagu ise üleval enda rahade eest või sa elad veel nagu mingil määral vanematega või sõprade juures või? Ma olen õnnelik, et ma saan iseenda üüri maksta Tallinnas, kuna ma elan nüüd nagu kodust eemal. Aga muidu ikkagi vanemad nagu
provide ivad mulle toiduraha näiteks ja üldse elamiskulud. Ja, aga kuidas sa seda tunned, et kui ongi nüüd juba 2-3-4 aasta pärast peadki nagu full iseseisvalt elama, koolid, kõik on nagu läbi, et kas sa siis sellest nagu näitlemisest suudad nii-öelda ennast ära elatada? Ma ei tea, küsimus võib-olla, et see valesti kõlab, aga oleneb, vaatame, sinna on praegu on aega veel, praegu ma olen 10. klassis, et eks näis, mis siis saab. Ja. Mis su nagu mõtted, eesmärgid üldse on a la peale nii-öelda keskkooli siis? See on praegu lahti, mul mõned mõtted on, millest ma ei taha veel nagu rääkida, sest need on lihtsalt minu sisemised plaanid. Aga võib-olla isegi tahaksin minna lavakasse. Aga see kõik võib veel muutuda tegelikult, et näitlemisega ma olen suht kindel, et ma tahaksin ikkagi edasi tegeleda, et ma ikkagi näen nagu 10 aasta pärast ennast näitlemas ja mul on nagu raske näha midagi muud 10 aasta pärast ennast tegemas. Kuna see on mul nii kaua olnud ja ma nagu siiamaani väga nagu armastan seda, siis ma arvan, et ma kindlasti tegelen sellega edasi, aga ma praegu ei tea veel, mis ma nagu peale gümnaasiumit teen või ma võin aimata, aga ma ei ole kindel veel, et siin on aega. Ja. Aga mis on su unistuste roll või siuke koht, kus? No minu unistus ongi mängida, ma arvan, võimalikult palju erinevaid rolle ja praegu mul on nagu suurepäraselt see võimalus olnud. Et ma olengi, kõik mu rollid, mis ma olen praegu mänginud, on hästi erinevad olnud. Aga unistuste roll võib-olla olekski mingi pahategelasi on hästi äge mängida. Et Frankis kui Jasper nagu tegelikult ei ole paha ja siis niisugune kambaboss ja selline nagu niisugused mölakaid on suht äge mängida. Et sellise rolli ma tahaks kunagi võib-olla veel saada. Jaa. Ja see on aus, see on jällegi see, et sa oled polariseeriv ja mida rohkem nagu polariseeriv sa oled või siuke controversial nii-öelda, siis saad ka selle võrra rohkem tähelepanu ja seda tuntust ka, ma arvan. Et kui sa oledki nagu kas ühes või teises äärmuses selles mõttes. Ja tihti pahategelastega on ka vist see, et mida vastiku mulje peale filmi vaatamist jääb sellest pahategelasest, seda nagu parema. See tähendab seda, et mängis oma rolli hästi, vaata. Siis on korda läinud, jah. Ja, just. Ja, et mulle ka Frank öeldi, et see Jasper on ikka nagu haige. Aga siis ma sain ka aru, et okei, vist läks midagi nagu õigesti. Ja. Aga siukest asja ei või juhtuda, et inimesed hakkavadki sind päris elus nägema sellisena, nagu sa selles rollis olid? Või eeldavad sind kuidagi juba nagu... Ma ei tea, mul pole juhtunud niisugust asja. Et ikkagi inimesed on piisavalt mõistlikud olnud, et nad teavad, et ta ei olegi päriselt Jasper, et ta on tegelikult mingi täiesti nagu normaalne inimene. Ja. Kummas rollis, kas Jasperis või Mortenis, kummas sa rohkem nii-öelda ennast võib-olla leiad? Kumb on sulle nii-öelda loomulikum? Ma arvan, et ma olen seal kuskil nende kahe rolli nagu vahepeal. Ma ei ole nii üks, ma ei ole nii teine. Aga võib-olla minus on nagu natukene Jasperit ja minus on natuke Mortenit. Ma arvan. Ja sa mainisid armastust nagu näitlemise vastu. Mis sa ütleksid, kus see nii-öelda tulnud on alguse saanud või kus see nii-öelda kasvanud? Või mis on see, mis paneb näitlemise juures tundma, et võt, ma nagu nii megalt armastan seda asja, mis ma teen? Ma arvan, et see üüratu tähelepanu vajadus, mis mul on siiski nagu selle algustala. Et jah, mulle meeldib tähelepanu keskpunktis olla ja ma arvan, et see nagu edevus on igal näitlejal. No see on jälle asi, mida on tegelikult vaja, eks ju, et läbi lüüa. No ma arvan küll, et sulle peab nagu see tähelepanu meeldima. Või kui ei meeldi, siis nagu ma ei tea, miks siis nagu üldse teha seda. Ja. No ongi, peabki nagu hakkama saama selle tähelepanu nii-öelda recognitioniga, eks ju. Jälle nii-öelda kuidagi suutma iseenda sees olla, et sa suudad nagu ennast hoida enda nagu elemendis, ongi ka mingi suure publiku ees, nagu kui te sellel auhinnagaalal, eks ju, andsid auhindu. Võib-olla tahad sellest ka natuke rääkida? No see oli tore, et me saime anda EFTA gaalal siis eelmine aasta parima naisnäitleja auhinna üle. See oli tore, et me andsime selle nagu, et me saime selle anda Tiina Tauraitele, kes oli siis Frankis ka suures osas. Ja saime väikse sketši teha seal. Daamid ja härrad, meie Paulil on uus tüdruksõber.
Et mul on tüdruksõber, jah. Tahad äkki enda omast rääkida? Kui ma näen... Kui ma näen su silmi, Tiina, hinge poevad hingepiinad, südamesse raskus vajub, kõik mu ümber ära hajub. Parim naisnäitleja filmis on Tiina Tauraite. See vist on kõige suurem nagu publik, kelle ees ma olen olnud. Et Alexela kontserdide saal, täiesti täismaja. See oli ikka äge. Kuidas su üldse nii-öelda perelähedased, sõbrad ja nii-öelda inimesed su ümber, kuidas nad on reageerinud kõigele sellele, mis on nüüd viimase aasta pooleteist jooksul nagu toimunud on elus ja? Ma arvan, et nad on hästi nagu omaks võtnud selle, et alguses võib-olla oli nagu kuidagi uus, et nagu see tähelepanu on mul, aga nad on väga hästi nagu, ma ei tea, nad väga isegi nagu ei haibi või nagu kõik on nagu rahulik. Ja, aga on ka nagu seda olnud näha, et ongi rohkem mingi fake sõpru juurde tulnud või noh, niisugused inimesi, kes tahavad kuidagi selle haibi või asjaga nagu kaasa tulla, aga siis võib-olla ei jää nii kauaks su ellu või kuidas nagu selle poolega ka on? Ma ei usu, sest ma arvan, et ma saan ise, oskan seda nagu filtrit sahistada piisavalt hästi, et leida nagu või hoida õiged inimesed enda ümber. Ja. Kuidas ütleks, kuidas nii-öelda sinu nii-öelda võib-olla varasemad sõbrad või nii-öelda eelmise kooli nii-öelda sõbrad ja kõik kogemused sealt, kuidas need on sind nagu vorminud ja ka nagu kasvatanud? No kindlasti on vorminud seda inimest, mind selleks inimeseks, kes ma praegu olen, sest põhikooli aegsed sõbrad näiteks olidki nagu need, kellega ma üles kasvasin ja näiteks ka sinuga suhtlesin ka nagu põhikooli alguses päris palju. Et ma arvan, et kindlasti on mõjutanud seda inimest, kes ma praegu olen. Kuidas kooli ajal see nagu edevuse pool ja see tähelepanu vajaduse pool väljendus? Et kas nagu oli õpetajatega ka mingisuguseid jamasid ja asju? Ja... No vahepeal oli küll jah. Vahepeal, kui tunnis igav hakkas, siis mul on kaksikvend, käisime samas klassis põhikoolis ja siis ikka vahepeal nagu rääkisime veits liiga palju ja käirisime tundi ja tegime nälja ja aga jah, ma arvan, et ma nüüd olen nagu õppinud seda nagu tähelepanu vajadust nagu suunama teistesse kohtadesse ja nüüd, kui ma käin teatriklassis, siis on hea, et meil on erialatunnid, kus me saamegi nagu tegeleda selle asjaga, teha etüüde, näidata neid teineteisele, mingid üldse sellised nagu ülesandeid, nagu füüsilisi mingid ülesandeid saame teha ja see on hea, et meil on seal nagu selline punt koos, kes nagu kõik tahavad seda teha ja nagu oleme õiges kohas. Ja kuidas see üleminek oli nagu siis nii-öelda põhikoolist nüüd sellesse nii-öelda gümnaasiumisse ja ka see, et sa nii-öelda elukohaliselt ka nagu muutsid oma asukohta ja elad nii-öelda üksi Tallinnas? See üleminek oli päris sujuv ja niisugune lihtne minu jaoks, sest et mulle on nagu üksinda on mulle alati meeldinud olla tegelikult. Kuigi ma naudin väga ka nagu sõprade seltskonda, aga ma olen nagu osanud olla üksi ka. Ja Tallinn oli mul juba varasemast väga tuttav, kuna ma olin siin palju aega võtnud, näiteks ka erinevate projektide osas. Siis, ja Tallinn mulle väga meeldib, siis tegelikult oli üsna sujuv üleminek. Kindlasti nagu täiesti teine keskkond, suurem linn ja nii, aga ma arvan, et ma olen selle nagu üleminekuga hästi hakkama saanud. Ja kuidas need inimesed, kes nii-öelda jäid siis vanasse kohta või nii-öelda Läänemaale ja need sõbrad ja vend ja kuidas nagu selle poolega see nii-öelda tunne on, et kas on ka seda nostalgilist tunnet, et vahest tahaks nagu tagasi sinna või vahest tahaks nagu neid inimesi näha või nii-öelda igatsed mingid vanu koolisõpru või sellega oled ka pigem nagu hästi hakkama saanud, sest nii-öelda uus keskkond on nii hästi nagu... Jaa, kindlasti on tegelikult vahepeal mingisugune igatsus, aga ma alati nagu mõtlen niimoodi, et miski ju tegelikult ei ole kadunud. Haapsalu on ikka täpselt samas kohas, kus ta enne oli ja nagu midagi pole nagu läinud ja ma ikkagi käin Haapsalus aeg-ajalt nii palju, kui ma saan. Praegu on ka tänu koolile siis paljud nädalavahetused kinni, aga kui ma saan, siis ma käin ka ikkagi
vanemaid vaatamas ja õde vaatamas ja et jah. võib-olla räägi time management'ist või üldse, kuidas sa oma aega nagu haldad, et kui sul ongi kool, kõik need uued projektid, et kuidas sa nagu manageerid seda kõike? Kuidas ma seda manageerin? Ma ütlen, et ma olen üsna halb nagu enda aja arvestaja. Jään tihti hiljaks kohtadesse, mis on tegelikult väga halb. Ma peaksin nagu muutma seda, aga ma proovin olla niisugune korrektsem ja vähem laisk. Ma tunnen, et see on nagu laiskus on niisugune asi, mille tõttu võib jääda nagu paljudest headest võimalustest ilma enda elus ja ma ise tunnen vahepeal, et ma olen liiga laisk. Aga ma proovin kuidagi nagu manage ida enda aega kõige paremini. Kuidas üks nädal sinu elus praegu välja näeb? Näebki niimoodi, et käin koolis. Nädalavahetustel on ka vahepeal mingid proovid, näiteks täna ma lähen peale seda podcasti kohe lauluproovi. Jah, midagi erilist tegelikult ei ole, mul on täiesti tavaline nagu kooliõpilase elu praegu. Praegu mul pole ka ühtegi nagu võtet käsil. Veel varsti tuleb, aga ma sellest ei saa praegu eriti rääkida. See on niisugune natuke salajas on veel. Aga käin koolis, elan siis peale kooli, lähen koju, teen süüa midagi. Saan üksi olla. Vahepeal saan võib-olla sõpradega kokku peale kooli. Et jah, niisugune tavaline õpilaselu. Ja sa Tallinnas elad praegu üksi, eks ju? Jah, ma tegelikult elan enda sugulaste nii-öelda majas siis ja neil on all korter, mida siis üürin. Kas on ka vahest mingid siukseid hetki, kus sa pead nagu valima nii-öelda, et kas kool või mingisugune võte või kas kool või mingisugune muu asi, et sa peadki mingeid asju nagu hakkama cut out ima selles mõttes? No jah, koolist puudumisi näiteks on tulnud selliste asjade tõttu. Näiteks ma PÖFFil olen ka, olen programmitiimis tegelikult, mis on nagu täiesti teine teema üldse. Aga siis selle tõttu oli sügisel puudumisi ja kui ma Lätis käisin, siis ma olin veits rohkem kui nädal Lätis ja siis pidingi õpetajatega enne rääkima, et või no ma ise seda ei teinud, nad õnneks tegid seda minu eest tookord, aga siis produktsioon, aga siis pidi natuke puuduma, aga jah, siis tuleb asjad järgi teha koolis ja saab hakkama. Kuidas maakooli ja linnakooli nagu see vahe on, et kas on ka nagu raskem linnakoolis õppida, kui sa tuled nagu maakoolist? Ma ei tunne, et oleks raskem praegu. Ja gümnaasium on üldse nagu täiesti teistsugune, et seal on pikemad tunnid, teistsugused tunnid, aga ma tunnetan seda nagu erinevust küll, et isegi nagu õpetajad on täiesti teised ja täiesti teised nagu õpetamise meetodid on, aga mulle VHK-s väga-väga meeldib ja see on nagu, ma tunnen, et see on nagu õige koht, kus ma olen. Ja, no vist on ka see, et vaata gümnaasiumis ja ülikoolis nagu keegi ei käi sul nii-öelda noaga sabas või kuidas see väljend on, et nagu põhikool on ikkagi kohustuslik ja värk, aga või nüüd gümnaasiumist iga kohustuslikuks või? Vist tehti. Mingi teema oli, aga ühesõnaga et seal keegi ei jookse sul selles mõttes taga, et see ongi nagu vaba valik. No seal pead ise tegema lihtsalt, et see olegi nagu väike laps. See ongi see aeg, kus sa saad nagu täiskasvanuks. Ja. Kas need õpetajatega mingisugused, ma ei tea, kokkulepete tegemised ja kõik see, kas see on ka nagu elus kasuks tulnud ja kas see on nagu ka nii-öelda oskus, mida sa pigem nagu soovitaksid õpilastel või inimestel, et niisugune kauplemine ja mingi oma huvide eest seismine, kõik see pool? Jah, ma arvan küll, et see on väga mõistlik. Näiteks kui sa peadki minema kooli kõrvalt tegema midagi muud vahepeal, siis rääkida õpetajatega sellest, et ma arvan, et see nagu kui sa tahad tulevikus näiteks mingit äri teha või midagi, et siis see nagu suhtlus üldse kõikide inimestega, mitte ainult õpetajatega, aga ma arvan, et see on nagu väga oluline, et sul oleks selline nagu oskus suhelda või kommunikeerida. Just. No see on ka ilmselt sul päris palju läbi näitlemise arenenud. Võib-olla, aga jah, see ongi võib-olla minu omadus, et ma olengi selline nagu ekstrovert ja mul ei ole nagu raskusi suhelda inimestega. Ja minnes võib-olla korra veel nii-öelda lapsepõlve poole, alguses vaata mainisid, et olen päris palju erinevaid asju koos teinud, alates ruubikuubikutest kuni mustkunstini. Et mis on üldse need asjad, millega sa veel oled näitlemise kõrvalt tegelenud ja millega sa võib-olla tegeled praegu? Ma tegelesin põhikoolis
vist 5 või 6 aastat jalgpalliga. Nüüd no 9. klassi lõpuni. Ja siis kui ma Tallinna tulin, siis ma kahjuks pidin ära minema sealt, aga tuleb tunnistada, et ma viimasel 2 aastal ei käinud korralikult trennis ka, et mul oli nagu vahepeal ei viitsinud, vahepeal olid mingid teised tegemised, et see nagu jäi kuidagi lohakaks, aga alguses ma olin väga niisugune invested ja tahtsin tegelikult isegi jalgpalluriks saada. Noh, ma arvan, et paljud saavad võib-olla tahtsid ka kunagi. Omal ajal jah. Käisin ka kunagi tegelikult jalgpallis mingi 3-4 aastat äkki kokku. Jah. Ja siis mul oligi jalgpall oli nagu näitlemise kõrvalt niisugune nagu teine suur hobi. Ja siis mul oli ka 7. ja 8. klassis lauatennis, mis ma siiani väga armastan, lauatennist. Ja siis ma mäletan, mul oli ka vahepeal näiteks, et jalkatrenn lõppes ja siis ma läksin nagu kohe edasi lauatennise trenni. Et see oli niisugune, vahepeal olid sellised päevad isegi siis põhikoolis. Aga jah, nii palju spordist. Ma tegelesin ka Rubiku kubikutega, see on niisugune hea hobi, mida omada. Aga tegelikult ma arvan, et see on nagu kasulik hobi. Ja siis mingi hetk mulle meeldis täiega malet mängida. Aga need on ka nagu mingid asjad, mis on nagu vahepeal populaarseks läinud. Male mängimine, Rubiku kubikud, mingi Gendama mängimine. Et sellised asjad on mulle alati meeldinud. Ja kas mingi läbi spordi on seda distsipliini ka nagu näitlemise ellu tulnud ja üldse kas nagu sport on sulle midagi, võib-olla saadki välja tuua, et mida nagu sport sulle elus andnud on? Ja ma arvan, see on vastastikune, et näitlemine annab, kui ma käin näiteringis, siis ma arvan, et see annab nagu midagi, ma saan sealt midagi kaasa võtta, kui ma lähen trenni ja ma saan trennist midagi kaasa võtta, kui ma lähen näiteringi. Et nad on, ma arvan, väga nagu tihedas ühenduses omavahel. Tunned sa praegu, et mingid teemad või midagi on, mis sa veel võib-olla saaksid rohkem lahti seletada, võib-olla PÖFF, korra mainisid, see on nagu omaette teema. Jaa, PÖFFil ma olen programmitiimis, Justfilmil siis täpsemalt. Justfilm on laste ja noortefilmide programm, kus ma siis, minu töö ongi siis koos programmitiimiga vaadata filme, listide kaupa, koosolekutel arutada, et mis filmid saavad PÖFFil ja mis filmid ei saa. Ja siis PÖFFil teha ka intro filmidele, teha filmitegijatega peale filmi Q&A-sid. Et see on ka siis, nagu filmid on üldsegi, ma ütleks, nagu võib-olla mu nagu kõige suurem hobi peale näitlemise. Et jah, näitlemine on isegi nagu natuke rohkem kui hobi juba. Et see on mingil määral ka nagu töö, aga ma ei võta seda niimoodi. Et see on nagu ikkagi, ma naudin seda ja seda on nagu, jah, see mingil määral on töö, aga mingil määral nagu ei ole ka. Aga filmid jah, ma olen väga suur filmid nagu armastaja üldse juba väiksest peale olnud ja väga palju filme vaadanud. See PÖFFi osas, kui ma õigesti mäletan, siis mu meelest me tahtsime ka ühte lühifilmi koos teha ja siis ma kirjutasin mingi stsenaariumi, mis ma vist esitasin ka sinna PÖFFi, sinna noorteprogrammi selle vist, kui ma õigesti mäletan. Seal on vist konkurss, et sa saad nagu mingisuguse eelarve saada sealt. Ja vist oli jah, mingi 500 €. Jah, midagi sellist jah. Ja nüüd saad seal žüriis siis või? Ei, mitte žüriis, vaid programmitiimis. Okay. Ma olin paar aastat tagasi lastes žüriis PÖFFil ja siis nüüd mind kutsuti nagu programmitiimi. Ühesõnaga, meil vahepeal kaamera katkes ära, seepärast kaamera kuumenes üle, et me rääkisime PÖFFist, aga me siin vahepeal rääkisime natukene muusikavärgist. Et ühesõnaga, saad natukene kuulajatele ja vaatajatele ka rääkida, et produtseerimise poolt ja muusika poolt, mis sa enda hea sõbra Henriga oled teinud. Ja, Henri on ka seal kaamera taga. Ja, tule ütle tere ka. Henri on mul väga lähedane sõber ja me koos teeme elektroonilist muusikat, produme ja laulame ka tihti teeme mingid naljakate sõnadega laule lihtsalt enda ja sõprade nagu meelelahutuseks. Aga jah, ma arvan, et muusika on ka nagu üks minu suurimateks hobideks. Ma hakkasin mingi 1,5 aastat tagasi kuskil tegelema siis muusika produtseerimisega ka tänu Henrile. Henri siis nagu alguses õpetas mind, nad on ise aastaid tegelenud sellega juba. Ja siis jah, see on ka väga-väga suur ja hea nagu hobi mul. Võtta kõik tehnika kohe üles kaasa või? Arvan küll. Katsu korra.
tere! Hommik! kuidas läheb? jah, tööd peab, keegi peab su raha tooma perele sinna. Hommik naabritega ei tule mingit jama või? Kui mingi öösel teed mussi? kõik on perememberid, et nad vist hellavad ütlevad, kui on liiga kõva. Davai. Sõnu mõtlete ise või kuidas? ise kirjutame endale sõnad. ma vahest vaatan Gepetist mõnda riimi, sest ma tõluan siin Lyrical Mastermind. me oleme nagu ise disaininud need nagu trammtrack'id, vaata, kus me paneme nagu mingid, noh, ongi house track näiteks, paneme mingid house'i sound'i. see võiks nagu minna, siin võiks nagu hetk enne seda, oota. siis siin oleks, see oleks korraks nagu kõrgemaks. jah. ja siis see oleks nagu võib-olla alla isegi. või see on see samas. proovime korraks sinna alla, jah. see akord oli hea. väga hästi. ja siis gate ehk siis sidechain. see oleks see flip sidechain. Vital. Sorry, house premium. siis on kick. ja 2 detsibelli võid maha võtta pissi. jah. Right, kas see kirjutab Wushi või? jah, Wush. jah. võtaks selle teisele poole. aga äkki see sama? ma teeksin isegi sellist asja, ma arvan. võib proovida. panen need kõrgemaks, teen kõik ülilühikeseks. aga nii-öelda tuleviku mõttes, kui võttagi nüüd natuke näitlemise poole pealt, su nii-öelda unistuse eesmärki puudutasime, aga võib-olla ka nii-öelda muude nagu huvide poole pealt, mis sa veel tahaksid elus nagu teha ja kuhu pürgida? ma tahaks palju asju proovida, ma tahaks reisida palju, mis on ka nagu üks nagu elu võib-olla nagu eesmärkidest, et võimalikult palju reisida ja võib-olla isegi nagu elada kuskil mujal peale koolide lõppu. Mingi aasta näiteks kuskil eemal, et nagu laiendada silmaringi. ma arvan, et see on näitlejatele väga vajalik, et oleks sellist nagu elukogemust ja et oleks lai silmaring. mis oli sinu jaoks selline nii-öelda, kuna meie podcasti nimi on Glitch Journey ehk siis mingi nii-öelda error tava nagu süsteemis maailmas, et mis sinu jaoks sinu teekonnal on olnud see nagu moment, mis sinu nii-öelda elu nagu trajektoori, võib-olla visiooni, suunda nagu muutis või kus sa nägid, et ma nagu päriselt saan nagu nüüd näitlemisega nagu midagi reaalselt nagu lahedat suurt teha? ma arvan, et see hetk oligi siis, kui Frank tuli välja ja see nagu hakkas inimestel peale minema, siis ma sain nagu aru, et okei, nagu see on nagu suur asi, mis me tegime. ja jah, ma arvan, et see on kindlasti muutis minu nagu nii-öelda näitleja karjääris siis väga palju seda trajektoori ja ma arvan, et see nagu kujundab seda edaspidi ka.
korralist huvi pärast ka seda poolt, et kas sul on olnud ka mingid nii-öelda raskeid hetki elus või nagu mingid nii-öelda burnout'i näitlemisest või niisuguseid asju ka või nagu veel ei ole niisuguseid kogemusi otseselt? mul on, ma arvan, et ma olen olnud nagu läbipõlemisele lähedal. Aga ma arvan, et ma siis teadlikult jätsin mingid asjad nagu kõrvale või nagu mingitest võimalustest ei haaranud kinni, et ma lihtsalt proovisin nagu mitte üle kuhjata ennast igasuguste projektide ja asjadega. Et ma olen nagu suutnud vältida seda või nagu ma olen nagu näinud ära, et kus see nagu piir on, et kui ma nagu sealt üle lähen, siis ma olen nagu põleng läbi, et mul õnneks ei ole nagu nii hullu midagi olnud veel. Mis sa ütleksid, et noh, jälle sa natuke puudutasid seda teemat, aga et kui jõuad nagu burnout'i nii-öelda piiri peal või sinna lähedale, kus sa peaksid seda kui advice'i kellelegi andma, mis sa ütleksid, kuidas seda nagu ära hoida? No kuidas seda ära hoida, see võib-olla on raske, sest et ma arvan, et seda on nagu ei näe ette tulemas, kui sa oledki nagu seal nagu töö sees, sa teed hästi palju tööd näiteks, sul on mingeid projekte, siis saad selle kõige sees. Ja seda nagu võib-olla on üsna keeruline ennetada, aga kui ma saaks midagi öelda, siis ma arvan, et võib-olla teha vahepeal niisuguseid reaalsuse tšekke, et kas see nagu on nagu, kas ei ole liiga palju, kas see on nagu paras tükk, mida hammustada. Et kas see on nagu sulle paras suutäis, et tuleks nagu reaalsuse tšekke teha ja mitte lihtsalt nagu üle koormata ennast. Lihtne öelda muidugi jälle. Võib-olla korra seda teemat nagu touchida, et kas sul on ka elus keegi, kes on sind nagu mentordanud kogu su teekonna jooksul või keegi, kelle käest sa saad nagu alati advice'i küsida või kes on su jaoks siuke biggest source of inspiration? On küll. Ma ei tea, kas mentor on õige sõna, aga üks inimene, kes on mulle nagu sellel teekonnal alati nagu toeks olnud, kellelt ma saan väga palju häid nõuandeid, kes on nagu üli palju aidanud mind ka raskematel hetkedel, nagu kõige parem nõu tuleb tema käest on, keda ma tunnen siis juba Franki tegemisest saati. Ta oli Frankil esimene režissööri assistent, Matilda Matvere. Ta on väga tark inimene ja tema on, ma arvan küll, selline nagu eeskuju. Mis on sinu jaoks sinu elus praegu kõige olulisem asi? Praegu kõige olulisem asi? Ma arvan, et kõige olulisem on see, et lähedased inimesed oleksid terved ja et mul oleks nagu õiged inimesed ümber. Ja mul õnneks on, ma tunnen, et mul on väga, väga hea sõpruspunt. Mul on väga head sõbrad, mul on toetav pere, et ma tunnen, et sellega on nagu mul vedanud väga. Meil on üks küsimus ka sulle veel siia nüüd meie podcasti nii-öelda lõpetuseks, mida meie Robertiga oleme üksteiselt päris palju küsinud ja ka mitmetelt nii-öelda inimestelt. Lihtsalt, et enda jaoks ka natukene avastada nii-öelda teiste inimeste mingit teist perspektiivi, proovida õppida tundma nende mõttemaailma. Aga ühesõnaga see küsimus on see, et mis on sinu jaoks sinu elu mõte? Elu mõte või? See on väga keeruline küsimus. Ma arvan, et elu mõte või nagu eesmärk on mul proovida võimalikult palju asju, avastada võimalikult palju asju ja võtta nagu kõik, mis võtta on sellest elust. Ja siin koha peal sellel ilusal noodil tõmbame selle episoodi otsad kokku. Nii. Aitäh, Tõru, et tulid. Aitäh, et kutsusite. Väga mõnus vestlus oli. Ja ma arvan, see on meil esimene episood Tõruga. Kindlasti neid tuleb tulevikus veel mõne aja pärast. Nii et jah, veel kord suur tänu ja saame varsti veel sinu lugu teisteni tuua.